harjutus, klassitunnistus. Enne kui hakata sisestama teksti, tuleb muuta lehekülje orientatsiooni. Seda saab teha menüüst küljendus ehk page layout ja nupult suund ehk orientation. Kui esialgne ja standardne lehekülje asend on püstine ehk vertikaalpaigutus, siis tuleb valida pikali olev asend ehk horisontaalpaigutus ehk landscape asend. Seejärel tuleb muuta lehekülg kaheveeruliseks. Seda saab teha samast menüüst, aga nupu veerud ehk columns alt. Sealt tuleb valida 2 ehk true, siis muudetakse lehekülg kaheveeruliseks. Nüüd on lehekülg muudetud pikali asendisse ja kaheveeruliseks. Esialgu vilgub kursor vasakul lehe pool. Paremale poole saab kursori viia, kui sisestada menüüst küljendus, nupu piirid alt käsklus veerg ehk menüüst page layout nupu breaks alt käsklus kolumn. Kusjuures samast menüüst korraldus leht ehk page viib kursori automaatselt järgmisele lehele. Selles ülesandes siinkohal tuleb aga valida korraldus kolumn. Nii on kursor automaatselt lehe paremas veerus. Nüüd saab sisestada andmed. Kui andmed on sisestatud, siis joondatakse kõik andmed keskele. Vajalikud kirjed muudetakse automaatselt läbivaks suureks täheks. Seda saab teha, kui võtta vajalikud andmed aktiivseks ja avaleht menüüst tuleb valida ülaregister ehk uppercase. Lehekülge saab vaadelda kaugemalt, vähendades all paremas nurgas olevat protsenti. Kaugemalt peaks seda lehekülge vaatama seetõttu, et andmed ühtlaselt ja korrektselt üle lehekülje jaotada. Osad kirjed on veidi suurema tähemärgiga ning ka rasvases kirjas. Sisse peaks lülitama ka avalehel ehk home menüüs asuva paragrahvi märgi. Siis on täpselt näha, et mida on ülesandes tehtud ning milliseid klahve kasutatud. Järgmisele lehele minnakse küljenduse ehk page layout menüüst nupult piirid ehk breaks korraldusega leht ehk page. Oluline on märgata, et kursor peab sellel momendil vilkuma olemasoleva lehekülje lõpus, viimase kirje järel. Vasakule veergu tuleb tekitada tabel. Selle saab teha menüüst lisa ehk insert nupuga tabel ehk table. Koheselt tuleb valida veergude ja ridade arv. Lehe peal olevast näidisest on näha, et tekitada tuleb 6 veergu ehk tulpa ja 10 rida. Kui esialgu rohkem ridu ei saa valida või ei teki, siis ridu saab kergelt juurde tekitada, vajutades klaviatuurilt tabelduse klahvi. Nii läheb kursor järgnevasse lahtrisse, kuni lahtreid enam pole. Siis hakkab programm ridu ise juurde tekitama. Ridu saab kustutada, kui võtta kogu rida aktiivseks, teha selle peal parem hiireklõps ja valida hüpikmenüüst kustuta lahtrid ehk delete cells. Avanenud aknaga peaks nõustuma, et programm kustutaks üleliigsed read. 2 lahtrit saab ühendada, kui võtta need aktiivseks ja tehes parem hiireklõps valitud aktiviseeringu peal ning vajutades hüpikmenüüst nupule ühenda lahtrid ehk merge cells. Kui vajalikud lahtrid on ühendatud, saab hakata sisestama teksti. Lahtrite vaheline liikumine peab toimuma klaviatuurilt noolte klahvidega.
Rooma numbreid sisestatakse klaviatuurilt trükitähtede pähe. Näiteks Rooma number 1 on suur I-täht, number 2 on 2 suurt I-tähte ja nii edasi. Kui andmed on sisestatud, siis võib juhtuda, et kõik kirjed ei mahu korrektselt lahtrisse ära. Seetõttu peaks esmalt muutma lehekülje tekstivabasid servasid pisut väiksemaks. Tekstivabasid servasid saab muuta vaid sellel lehekülje poolel, kus vilgub kursor. Üle tuleb vaadata andmete joondustabelis. Lahtrite ridasid saab suuremaks teha sisestades ühte lahtrisse tühjasid ridasid ehk Enter-klahvi vajutusi juurde. Ja suurust saab muuta ka vasakul pool asuvast mõõduribast. Vajadusel tuleb tekstivaba servasid muuta ka lehe ülevalt ja altpoolt. Oluline on taaskord seada korrektne kirjastiil. Paremale poole veergu minnakse samamoodi, nagu seda tehti varem. Ja samamoodi tehakse ka sinna tabel. Ja viimase tabeli vormidus peab olema samamoodi korrektne nagu eelmisel tabelil. Teise lehe paremapoolse tabeli alla tuleb sisestada ka vajalik tekst. Joone üle kogu rea saab tekitada avalehelt ehk Home menüüst nupu äärised ehk Borders abil. Sellisel kujul tehtud ülesanne on valmis.